Tervist kõigile! Mina olen tõlkija, kirjanik, õpetaja, väga paljusid asju veel. Jaak Urmet, kirjaniku nimega Vimberg. Ja meil on siin täna väga eriline õhtu. Ma olen sellest õhtust tegelikult mõelnud juba aastaid, et selline asi võiks teoks saada ja ma olen täna väga rõõmus ja õnnelik, et see tõesti saab teoks. Nimelt, kõik algas sellest, et umbes 6 aastat, 7 aastat tagasi ma mõtlesin, et loeksegi neid Rainer Brockmanni eestikeelseid luuletusi, mis ta kirjutas seal 1637 ja mõned aastad hiljem. Ja mul oligi see raamat olemas kodus ja lugesin ja ei saanud midagi aru, mitte midagi ei saanud aru, sest nad olid kirja pandud 17. sajandi väga kohmakas eesti keeles. Kirjareegleid, eesti keele reegleid tol ajal veel ei olnud, neid hakkas välja mõtlema alles Brockmanni väga hea kamraad ja samuti siinse kirikuga väga palju seotud Heinrich Stahl. Nii et Rainer Brockmann, sündinud muide sakslane, tulnud Saksamaalt aastal 1634, kui ta tuli esimest korda Eestisse, ega ta siit enam lahkunud ka. Sellel aastal ta ei olnud kuulnud mitte ühtegi eestikeelset sõna. Aga juba 3 aastat hiljem, 1637, kirjutas ta väga pika ja korraliku eestikeelse luuletuse, mis on isegi tänaste mõõtudega mõõtes väga arvestatav, kvaliteetne, korralik tekst. Nii et umbes 2-3 aastaga õnnestus tal Tallinnas eesti keel täitsa selgeks saada. See on tegelikult täiesti hämmastav. Tuled nagu nulli pealt Saksamaalt, hakkad kreeka keele professoriks Tallinnas gümnaasiumis ja ilma, et su amet sind kuidagi kohustaks, hakkad lihtsalt uurima, mis keelt need kohalikud räägivad, õpid selgeks, kirjutad luuletuse, kirjutad teise veel ja siis sõbrad näevad, et sa oskad eesti keelt. Meil oleks vaja nüüd eestlastele tõlkida kirikulaule. Eestlased ei tea midagi pühast Luteri sõnumist. Sina oskad eesti keelt, hakka nüüd tõlkima seda, teist ja kolmandat. Ja Brockmannist sai sel moel 17. sajandi üks olulisemaid eesti haritlasi, kelle jälg on väga suur eesti kultuuriloos. See on natukene nähtamatu meile tänapäeval. Me tänapäeval teame Tammsaaret, Underit, Kreutzwaldi, aga seal taga kuskil on üks võimas Rainer Brockmanni ja tegelikult ka päris mitmete teiste tema kaasaegsete jälg. Nemad töötasid selle kallal, et eesti keel saaks kirjakeeleks, et selles kirjakeeles saaks hakata kirja panema tekste, raamatuid, väljendama mõtteid ja mitte ainult mõtteid ja raamatuid, vaid ka kirjutama luuletusi. Brockmanni ja tema sõprade, Heinrich Stahli ja teiste roll on väga suur selles, et meie jaoks tänasel päeval luule seostub, eks ole, selle rütmiga, selle riimiga, mida me tunneme näiteks Liido Koidula loomingust, eks ole, taraira-raira-raira-ram, taraira-raira-ram, taraira-raira-raira-ram, taraira-raira-ram. See on silprõhuline värsisüsteem, selle tõi Eestisse ühena esimestest just nimelt Rainer Brockmann ja kuni tänase päevani on see tegelikult eestlase kõrvale see tegelik luule rütm. Et kui tänapäeval keegi loeb vaba värssi, siis inimene selline ikka ütleb, et kus siin luule on ikkagi vaat see, mis sina räägid, see on vaba värss. Nii et Brockmann, Rainer on seisnud väga oluliste protsesside juures eesti keele ja kirjanduse kujunemisel. Ja kui ma need tema luuletusi lugesin, ma ei saanud midagi aru ja ma natukene ärritusin selle peale, et kuidas nii, need on esimesed eestikeelsed luuletused, ma tahaks neid nüüd nautida, aga ma ei saa midagi aru. Ja siis ma hakkasin närima selle vanaaegse eesti keele kallal ja sain aru enam-vähem. Ja siis ma mõtlesin, et mina sain aru, aga teised inimesed, kes võib-olla ei taha seda pingutust näha, et närida nüüd,
et nemad on ikka ilma sellest luuleelamusest. Ja selle peale ma otsustasin need 4 eestikeelset Brockmanni luuletust ümber tõlkida tänapäeva eesti keelde. Nii et tänapäeva eestlane, kui ta neid kuuleb, ta saaks kohe kätte selle luuleelamuse. Selle ära teinud märkasin ma, et Brockmann tegelikult luuletus väga palju. Ta tegi seda saksa keeles ja ladina keeles, paaril korral ka kreeka keeles. Ja kui ma olin need 4 eestikeelset nii-öelda enda jaoks ära nautinud, siis mu pilk pöördus kohe sinna, kus olid need ülejäänud Brockmanni luuletused. Ja ma leidsin, et saksa keelt ma natukene oskan, eesti keelt ma oskan kohe täitsa hästi ja kui need 2 asja kokku panna, siis ma saan ära tõlgitud küll. Ja viimase 5 või 4 aasta jooksul ma olengi tõlkinud selles raamatus olevat 32 Brockmanni luuletust, valdavalt siis saksa keelest, aga mõned ka ladina keelest ja paar tükki isegi kreeka keelest. Täpsemalt 1 kreeka keelest. Ladina ja kreeka keelega muidugi on mul olnud au seista hiiglaste õlgadel, sest mina ise ladina keelt ei oska ja kreeka keelt ma oskan veel halvemini. Aga kõik see on tehtav, kui on tahet ja tahe on olnud suur. Selles raamatus on umbes pool nendest luuletustest, mis Brockmann kirjutas üldse teadaolevalt. Ja täna õhtul ma loeksin siit mõned ette. Ja miks see on nii eriline, sest nagu ma ütlesin, ma olen mõtisklenud selle üle, et oleks väga meeldiv kogemus teha just luuleõhtu siin samas kirikus, need samade võlvide, eks ole, need samad võlvid, kuhu vastu võib-olla Brockmann toetas ennast 300 ja rohkem aastat tagasi. Eks. Nende müüride peal on kuskil veel tema jälg, tema DNA, tema mälestus. Nii et ma seisan täna, me seisame koos, teie küll istute, mina seisame ruumis, kus see mees töötas. Väga suure osa oma elust ja kus ta ka suri aastal 1647. Suri ta küll tegelikult pastoraadihoones, mis on väljaspool kirikut. Niisiis, mis luuletused need on? Tol sajandil selles keeles kirjutati väga tihti, ütleks lausa enamasti, luuletusi mitte niisama sellepärast, et sulle tuleb mingisugune idee või mõte või elamus ja sa mõtled, ma nüüd luuletan, vaid tolle sajandil nendes keeltes Euroopas kirjutati luuletusi enamasti mingil põhjusel, mingisugune sündmus andis põhjuse. Keegi sündis, keegi abiellus, keegi suri, keegi andis raamatu välja, keegi kaitses mingisuguse teadusliku töö, keegi läks reisile, keegi tuli reisilt. Mingisugune sündmus, mingisugune puhk või juht, eks ole. Et kooliõpikus nimetatakse neid luuletusi juhuluuletusteks või juhuluuleks. Mina ütleksin, et see on vana hea pühendluule. Esimene, mille ma ette loeksin, ongi tegelikult kirjutatud, ma loen nad ette kronoloogiliselt kirjutamise aja järgi. Ja see on kõige esimene teadaolev Brockmanni luuletus, see on kirjutatud kreeka keeles, ta on siin noor teismeline, kui ta on selle kirjutanud. Aasta on 1626, lahutame sealt maha 9, me saame 17-aastase noor mehe, 17-aastane noor mees on just kaotanud ema, isa ja on 30-aastane sõda, sugulasi, sõpru pidevalt sureb. Ja kuidagi kõik see on nüüd Brockmannis koondunud sooviks kirjutada luuletus kõigi nende mälestuseks. Nii et esmalt see on muidugi isa mälestuseks, aga see on ka ema mälestuseks ja lähisugulaste mälestuseks. Kirjutatud on see antiikvärsimõõdus eleegilises distihonis. Seal on natukene selline teine rütm kui meile tavapärases eestikeelses luules. Pealkirjad on enamasti minu pandud ja pealkirjaks on meie suguvõsa hävingu puhul.
Vist on raevuse pilgu me hõimule pööranud issand, et on määratud meil kõndida hääbumisteed. Kui jumalannal, kes jagab surmasid, näis vähe sellest, et ära noolega viis meilt ema armsa ja hea, ning läks lenduga teine ta nöörilt niisama julmalt, veel isa võttes nii kalli ja aulise meilt, kel oli nooruse eas püüd kaunite kunstide poole, mis järel rahvale tõtt kuulutas piibliga käes, kandes rinnas usku ja jälgides pruuke, mis siivsad, hoidis loojat aus tõelise vooruse toel. Meil suguseltsis hulga ja armsate sõprade seaski mitmeid võttis veel lõigata saatuse sirp. Nii onu langes mulda ja kalmu alla on ema õemees ning vanamemmel sai täis tema päevade mõõt. Saatus näid kui viivuke und, sest nii oled muutlik. Ah, kui rängalt mind lõi sinu armuta löök. Mis tahes suundame pilkuga ümber ringi ei heidaks, piinasid ängist meelt silmame vaid igal pool. Kui ega kõrguses kärki ja nõuks tõemeeli on võtnud sootuks maamuna pealt, kaotada terve me hõim. On kaas, tunneme vastudas ikkagi lõpmata kindel, ning kus hõõgub raev, siiski ka leebusel koht. Õnnetus möödub kord, teis kannatus leidugu kange, armsad vennad, õed, kurbade päevade sees. Issand aastaid kinkigu teile, mis saamata kahjuks eelmisel põlvel jäid. Jeesuke toeta, aamen. See on siis kirjutatud Saksamaal, järgmine luuletus on juba kirjutatud Eestis aastal 1634. Loodi Tallinnasse trükikoda ja kui on trükikoda, siis ikkagi tahad sa ikkagi oma luuletusi kohe ära trükkida, et kogu ilmarahvas näeks. Seda tegi ka Brockmann ja tema sõbrad. Järgnev luuletus on jällegi pühendatud ühele sündmusele. Selleks sündmuseks on ühe tähtsa riigimehe ja tema kaaslaste tagasitulek Moskvast tsaari juurest. Ehk siis grupp Rootsi kuningriigi riigijuhte, aadlikke, ütleme kuninga määratud saatkond, käis mingisugust Liivisõja aegset rahulepingut pikendamas. Ja tulid sealt tagasi, said pikendatud, tõid rahusõnumi jälle tükiks ajaks ja Tallinna luuletajad, nende seas Brockmann võttis siis selle kõige tähtsam isiku ehk siis kindral kuberneri. See oli Eestimaa kindral kuberner, usutavasti kõige tähtsam isik Põhja-Eesti piirkonnas. Võtsid ta vastu siis ülistusluuletustega. Kuberneri nimi oli Philipp von Scheiding. Pealkiri on oodatud päev ja nüüd te kuulete, kuidas luuletajad on läbi aastatuhandete, kaasa arvatud 17. sajandil, ülistanud kõrgeid riigijuhte. O päev, mis oodatud on igatsuses suures, kui kiitkem Jumalat taas tervelt meie juures, on see, kes mitte vaid ei seisnud ühe eest, see, kes end austama nüüd paneb iga meest. Ei rõõmu suuremat või nõuda sedelt hetkelt, kui see tagasi Odysseus on retkelt. Ta külaliseks on, kes tuju meil toob head, ei vaeva enam tusk, ei reisi muret pead. Ei Tobiastki niikord oodanud ta ema, kel süda ometi ei saanud kalenema. See sooja armastust ja igatsust nii täis, ehk juba löövadki see väsinumalt näis. Siin rõõmu rohkemalt nüüd on, kui oli seni. Triumfi joovastus on tõusmas pilvedeni, kui püssist kahurist käib veel saluut, et pühitsust saaks tund, mis rahu toob meil uut. Kas vaikselt südames või häälega, mis valju kõik õnne näitavad, sest häda nõnda palju sai hoitud eemale. Oh õnn, mis kõigis meis, oh kiitkem Jumalat, et selja taga reis. Just seda sorti rõõm neis põhjusega tärkab, kes vaga hingega, sest igaüks taas märkab, kui lahke on ja kuis peab kalliks õiglast meelt. See härra, kes siin mail on jälle pikalt teelt, on teada nendele tast tuge õpetlastel, kel moomus kambaga on kraes kui kuri astel ja kes on austust väärt, ka austab tema neid
ta hindab teadmisi ja mitte juhuseid. On teada nendele, ta toeks on vaevatuile, see vastu vaenlaseks on vääraile ja muile, kel üks on sõnades, kuid mõttes hoopis muu ja valskuspatust prii ei ole magus suu. Et heldust osutas tal Jumal tarkust andes ning laskis sündida tal aadli nime kandes, kui harva mõlemat koos kohtab päikse all. Et aadlik ta ning siht on ülim voorus tal. Nüüd kiitkem Jumalat, et kõik ta nõnda loonud ja mehe sellise on meie sekka toonud ning olla palugem ta vastu armulik ja talle kinkida siin ilmas elu pikk. See oli nii kirjutatud siis juba meile tuttavamas värsimõõdus, mida nimetatakse Aleksandriiniks. Kolmas luuletus, mis ma nüüd loen ette enne, kui meid rõõmustab esimene oreli vinjett, on kirjutatud antiikvärsimõõdus nimega Kolijamb. Ja siin tuleb sisse üks Brockmanni. Me näeme, kuidas need luuletused ei ole mitte lihtsalt luuletused, vaid nad toovad sisse märke, signaale, infot elust. Neis luuletustes, nimetame siis Brockmanni poeediks julgelt. Poeet räägib meile oma elust, oma mõtetest, oma sõpradest. Me loeme, praegu kuulame ja meie vaimusilma ette tekivad kujud, inimesed. Ja kolmas luuletus, mis ma ette loen, tekitab meie vaimusilma ette Brockmanni ühe parima sõbra kuju. See parim sõber oli saksa luuletaja Paul Fleming, kes 1635. aastal sattus Eestist mööda purjetama oma kaaskonnaga, jäi merehätta, tuli Eestisse, sattus Tallinnasse, sai Brockmanniga sõbraks. Muuhulgas Paul Fleming kirjutas ka siia kirikusse Brockmannile päris mitu kirja ja siit kirikust või pastoraadist Brockmann vastas Paul Flemingile päris mitu kirja. See on nüüd võib-olla üks esimesi luuletusi, mida Brockmann Paul Flemingile kirjutas ja selle luuletuse puhul on näha, kuidas see ei ole lihtsalt ülistus toredast inimesest, sõbrast, vaid selles luuletuses me näeme, kuidas sellest luuletajast, saksa luuletajast Paul Flemingist saab see sõber. Luuletuse, ütleme, esimesed 5 kuuvendikku on suunatud kuulsale luuletajale ja lõpus nimetab luuletaja, seda teist saksa luuletajat juba lihtsalt Pauliks. Alguses ta on Fleming, aga lõpus ütleb juba Paul. Ja sel hetkel me saame aru, et on tekkinud mingisugune selline sümpaatia, mingi sõprus, mingisugune ajatu nähtus. Tule hing. Flemingus, kes sa enda väärse said leegilt nime, tõesti kunstide lõõsas kutsuvas hõõgud ja oskad niisama palju keeli, kui võtta on suurimalgi kirjatargal neid varnast. Teotooni muusa, räägitakse, on sulle ju kinkinud kõneanni trotsid, mis kütkeid. Teab Elbe sind ja vaatab lummatult saale. Sind kallis puhnerus teiste hulgas on kiitmas. Kui laule teed, nagu teinud neid on Hipponax, Vergilius, Horatius ja miks mitte Ovidius, pole karta, et sa jääd varju. Teravmeelsuselt sinu värsid kõiki neid löövad. On palju tähtede võlvi kohta sul tarkust ja tunne töid, mida jätnud Strabon Eukleides, samamoodi tead, mida kirja Kaalenos pannud. Haritud sa tähtsas ning ka mitte nii tähtsas. Oma leekidest sina, kes sa lõõmad nii mitmel eri viisil, need ka tulle läidad, kel raugelt süda lööb ja kuum su vastu tundeloit rinnus. Meest leegilist ma seega rohkem ei kiida. Siit peale Paul, tule hinge näen sus üksnes. Luba, et su soe minu peale ikka võiks paista. Siis ehk mu värsid nõnda külmad ei sünni.
luuletus on kirjutatud juba pulmadeks ja selle sajandi inimene, õpetlane, haritlane oskas juba vaadata elule ka kuidagi rõõmsamalt või ütleme, inimese rõõmude kesksemalt. Noh, mitte küll oma igapäevatöös, eks ole, kirikus ta ikka rääkis oma, kirikus räägiti ikkagi igavikujutte, aga kui oli mingisugune pulmapidu, siis kasutati juhust ja võeti asja veidi lõbusamalt. Pulmade juurde kuulus kindlasti lahutamatult mingisuguste luuletuste kirjutamine, pulmakülalised sepitsesid neid ja andsid trükki ja siis kinkisid pruutpaarile. Kindlasti loeti ka ette neid kõva häälega pulmapeo ajal. Üheks selliseks juhuseks oli ka siis esimene eestikeelne luuletus, mida ma täna ette ei loe, sest kõik teavad seda niigi. See, mille ma ette loen, on kirjutatud umbes pool aastat varem, pool aastat enne seda esimest eestikeelset luuletust. See on kirjutatud nüüd 1637. aasta suvel. Ja me näeme siin seda, et pulmade juurde kuulus selline vallatu komme ajada pruut punastama, teha, tahaks öelda kahemõttelisi, aga tegelikult siin kahte mõtet ei ole, ainult üks mõte, just selliseid vihjeid seoses sellega, et nüüd on kahel inimesel voli minna ja saada järglasi. Nii et järgnev luuletus sisaldabki selliseid nii väga tüüpilisi, pulmaluulele tüüpilisi motiive sellest, kuidas nüüd elu alates pulmaööst läheb juhtumisi märksa lõbusamaks. Peigmees on väga tuntud Tallinna arst ja sellele teemal ehitatakse üles ka see luuletus, mida siis kohe kuuleme. See on jälle eleegilise distihoni võtmes ja see ei ole pikk. Siiani kiitmise sulle on doktori praktika toonud, sest pole kerkinud veel ühtegi kalmusu tööst. Sind nüüd saata ju hõissa, kiitus niisama rohke, kui käsil voodis on kaasaga praktika uus. Kes elu anda ei mõista, sel vääritud on elupäevad. Sündigu uus elu siis nõnda su päevade seest. Järgmine luuletus on kirjutatud Heinrich Stahlile, kellest ma juba rääkisin mööda minnes ja kelle nimi on ka kiriku ukse kõrval tahvlikese peal. Enne kui Brockmann siia teenima tuli, töötas siin Heinrich Stahl. Ja Heinrich Stahl 4 aastatel väga pingsalt töötas selle nimel, et eesti keele saaks kuidagi muuta kirjakeeleks, töötada välja mingid keelereeglid, et saaks välja anda raamatuid, eestikeelseid ja mitte niisama raamatuid põnevat lugemist töökapile, vaid Heinrich Stahl pidas silmas üksnes ja ainult kristlikku kirjandust. Kirikulaule, jutlusi, ja lõpus siis sellise suure roosa unistusena, et kunagi on eesti keelde tõlgitud kogu piibel. Heinrich Stahl seda ise ei näinud, eesti keeles ja põhja-eesti kirjakeeles ilmus piibel 102 aastat pärast selle luuletuse kirjutamist. Ja Brockmann on siis kirjutanud Heinrich Stahlile ühte raamatusse, mida Stahl kirjutas. Ja siin ma juhiksin tähelepanu ka sellele, et tollaegsetes luuletustes on hästi palju sõnamängu. Tõstetakse kuidagi silpe ringi, mängitakse tähendustega. Ja selle luuletuse originaalis teeb Brockmann sellise sõnamängu, et ta asendab nime Heinrich ja saksakeelse sõnaga Sinnreich, mis siis tähendab nupukat, terast, tarka inimest. Nii et see Sinnreich on Heinrichi nime asemel siin eestikeelses tõlkes ka sees.
Ja kuulake nüüd, kuidas siis ülistab Brockmann Stahli. O auväärt kiriksand, kui andis Jumal tarmu sul kätte võtta sulg ja kiita tema armu, ta sõna teraselt sa lugesid ja head nõu sulle jagasid need pühad kirjaread. Veel jooni tundma said sa erikeelte palgel, mis tõttu selgemalt me silm näeb sõna valgel. Sa panid tähele ka talurahva suud. Sul aina käsil töö ei öelda saama muud. Sind teraseseks pean, kui vaatan sinu jõule ja kes küll jääda võiks ses asjas muule nõule. Sa Reich, teraslik, kui oma ridu teed. Ka olgu lugeja, kes ette võtab need. 2 korda on rõhutatud teraslik või teras, on jällegi sõnamäng, sest Stahl tähendab saksa keeles terast, nii et originaalis see tuleb natukene paremini välja. 3. luuletus on nüüd pikem, see on võib-olla üks kõige keerulisemalt sündinud tõlge selles kogumikus. See on üks Matuse luuletus ja infot, keda maeti, miks maeti, mis täpsemalt, selle kohta on väga vähe. Teada on, et matused olid 1639 Tallinnas. Kadunukeseks oli ühe aadliku poeg, aga muud infot nagu lisada hästi ei ole, välja arvatud see, mille saab välja lugeda luuletusest. Ja mulle tundub, see on nüüd hüpotees, mulle tundub, et see luuletus on sündinud kooli õpetajate poolt oma õpilase mälestuseks. Ja see, kes siis kadunuke oli, see oligi siis ilmselt Tallinna gümnaasiumis nende õpetajate, professorite õpilane. Nii et eeldatavasti see luuletus on mõeldud või kirjutatud teismelisele poisile, aadlikule, noorele aadlipoisile. Ja ütleme, originaalis on see hästi mõttetihe. Selles luuletuses me lähme korraks reisile kaugesse teise maailma nurka ja tuleme sealt tagasi. Ja meile kirjeldatakse igasuguseid, meile kirjeldatakse meie maiste elu ja siis kirjeldatakse siis taevariigi elu. Ja seda kõike tahakse kuidagi hästi tõsiselt, asjalikult, pidulikult ja suure armastusega. Ees on taevas valla. Oh rõõmu lahkunu, ei kurbi radu talla siin ilmas enam sa, vaid ees on taevas valla. See ilus tähisriik, kus kõlab keerubite ja kiirte vihu seest auväärne seeravite õrnhäälne lauluviis. Hea on, et ometigi sa sellest pääsesid, mis meil veel kõikjal ligi. Täis võitlust elu on meil siin ja selle pikkust vaid Jumal teab ja sest nii mõni kuhjab rikkust ja hävib tühi töö ja kõik, mis vaimu närib, kui viimse päeva leeksid, ilma ükskord pärib ja sellest jääb vaid põrm. Sa paika rahulisse nüüd oled astunud, klaar puhta rõõmu sisse ja jäänud sinne sust. Meil jätkata veel reisi, siin tuleb siunates üht puhku kõrval teisi. Sa isakojas käid, on sama siht meil mõttes, üht soodu kuni surm ka meid kord lõikab võttes, nii saaki, mis on küps. Siin ilmas kurat krabab, toe võtta püüab meilt ja karistades tabab meid aina taeva vits. Kuid sina sellest priina käid rahus ihatus, me keset hädapiina. Me vaimu rusub vaev, me süda tuikab valust, meid luureb ebaõnn ja püüab lüüa jalust, kuid sina oled seal, kus sellega ei kohtu, mis nõrka hingekest siin tihti tõukab ohtu. Nüüd oled meister sa, kes elu nagu kooli on käinud lõpuni. Veel õpetaja tooli ees meie seisame. Kui olekski sa käinud siit ilma radu veel, ei oleks puudust näinud. Sa sestki, mis meil on, kui helde taagus kannab ja kauge pasra toob ja rikas ormus annab.
Mis aga seegi väärt, nüüd aare on su päralt, mis tõesti rõõmustab, mil võrdset pole säralt. Sul käes on õnnepõlv, me pole kadestajad, vaid kannul tuleme, kui käidud meil siin rajad ja Jumalal see nõu. Mu hinget jätta kehas, siis maha rahus võiks te Jumal, kui võid teha.
kui ma seda Brockmanni olen tõlkinud viimase 4-5 aasta jooksul, aeg läheb väga kiiresti, hämmastav, alles oli 2020, siis on temast minu vaimusilma tekkinud mingisugune kuju. Visuaali on raske kasutada, sest ühtegi pilti või graafilist lehte või mingisugust kujutist, füüsilist kujutist ei ole säilinud Rainer Brockmannist. Aga minu vaimusilma ette on kerkinud kuidagi mingisugune selline isik, kelle puhul ma saan nimetada mingid iseloomujooni, mis tal vast pidid ikkagi nagu olema. Kindlasti ta oli meeldiv inimene, sest see tuleb ikkagi luuletustest välja. Kindlasti ta oli töine, tubli, asjalik inimene ja kindlasti ta oli muhe, humoorikas inimene. Huumoriks variante oli tolle aja, ütleme, huumori tegemiseks tolle aja kultuuris oli väga vähe variante. Aga jällegi luuletustest ma loen välja, et ta ilmselt vahel võis keerata näpuga vuntsi ja natukene naerda sõbralikult millegi üle. Ja siis mulle tundub, et, ja see on väga oluline, ta kindlasti hindas ja pidas väärtuslikeks ka ilmalikke nähtusi, ilmalikke rõõme. Ütleme, ta ei olnud kindlasti selline väga range või selline ortodoksne kirikuõpetaja. Ma usun, et ta oli selline humanismi koolkonna esindaja, kes rääkis igavesest elust taevariigist, aga kes siiski leidis, et elu enne seda füüsiline elu siin maa peal on ikkagi ka ilus ja nautimisväärne. Ja järgmised 3 luuletust võiksidki seda illustreerida, seda helgemat ja muhedamat poolt, sest ehkki neist luuletustest tuleb nad on põhinevad ikkagi Luteri dogmadel, kuidas kõik asjad on, aga sinna peale Brockmann ehitab hästi palju ikkagi meid ümbritsevat reaalset füüsilise maailma elu, just nimelt meeldivas võtmes. Esimene luuletus, mis ma nüüd ette loen, on kirjutatud jälle ühele sõbrale, halb inimene, ei saa nii palju sõpru, eks? Et me juba näeme, teine sõber, 3. sõber tuleb jutuks. Selleks meheks oli ka üks sakslane, kes oli tulnud enne Brockmanni Tallinnasse. See sakslane teadaolevalt ei õppinud eesti keeles poes leiba ostma. Aga sellest hoolimata oli ta üks väga tähtis tallinlane ja tegelikult on ta siiamaani väga tähtis tallinlane, sest ta on maetud kuhugi Niguliste kiriku ümbrusesse. Selle mehe nimi oli Timotheus Paulus ja Timotheus Paulus istus kuskil Tallinnas 1638. ja 9. aastal kuskil laua taga ja muudkui kirjutas ta niikuinii, sest ta oli luuletaja, aga nüüd ta kirjutas ühte paksu raamatut, mis pidi siis kokku võtma kõik maailmas eksisteerivad ametid, elukutsed, klassid, inimtüübid, alustades mingisugustest karjustest ja ehitustöölistest, lõpetades hoorajate, türannide ja libahuntidega. Nii et selline võimas paks teos sündis Tallinnas ja ikka veel sellel aastal, nüüd sellel aastal lõpuks see sai ka eesti keelde tõlgitud, nii et kõigil on võimalik see poest endale osta ja lugeda, milline nägi välja ühe õpetatud saksa haritlase arusaam maailma asjadest. Selle teose pealkiri on Lõbus vaatelava ja me ei räägi sellest nii pikalt niisama, vaid sellepärast, et järjekordselt sellest raamatusse kirjutas Brockmann 2 luuletust sellest
mis räägivad sellest, kui tubli mees on Timotheus Paulus ja kui tark ta on ja kui hea raamat see on. Loen esimese ette ja pange jälle tähele. Kogu see luuletus põhimõtteliselt, see on ajalooline ekskursioon. See on ajalooline ekskursioon ja alles viimastes ridades mainitakse, miks see ekskursioon on tehtud. Väga huvitav luuletus. Ja selle luuletuse pealkiri on käsitööliste kiitus. Ja Brockmann siis kirjutab, kui head ja õilsad inimesed, vajalikud inimesed on need meistrimehed, kes igasuguseid asju kätega teevad. Mida naeruks kade seab, ülistada ihkan, mida halvaks kergats peab, hoopis kiita tihkan. Muidugi väärt kiitu see, mis ei kuskil kahju tee, mida hoopis vaja läinud läbi aja. Silmas pean ma käsitööd ja näen väärikana, tulu head siit kokku lööd, oled noor või vana. Majas peab see leivajao, tööpõld ilmaski ei kao, kas on sõda lahti või on rahuks mahti. Andis Jumal tõsi eks ürbid katma keha, see ju näitab esiteks moomus, no mis teha, et on antvärk õigel teel, aga sellest ilmneb veel, tähtsaks enne kaini, töös ka oskus sai nii. Töötas nagu meistril viis noa, kui tegi laeva. Tempel kerkib ainult siis, kui näeb puuseb vaeva. Ja eks teada seegi on, meistreid kutsus Saalomon, lubas neile tasu, tööle rõõmsalt asu. Ilus Nürnberg meistritest valmis kõnelema, ega üldse halba, sest kasu saab neist tema. Aus ka Braunschweig meistrimeest peab ja hoolitseb ta eest armulikult ega kiusa seadustega. Nagu eluta jääks maa, poleks päevas silma, nõnda kunstideta ka häda täidaks ilma, oleks kõik, mis salata, katteta ja palata, vaataks nälg vaid silma, oleks külm üht ilma. Käsitöölisi au paist, kas ei sestki ehi, et on paljud isandaist olnud meistrimehi. Eks Agatoklesel nii algas teekond troonini. Sai Potsepa pojast, väejuht kõrgest kojast. Keegi kel kord kirves hoos tööle pihta andis, hiljem hoopis ajaloos keisri krooni kandis. Kellest jutt, kes siis ei tea, see Justinus kavalpea. Võitjana intriigis sai ta võimu riigis. Algul teemis alamail Villigist ka nõudis, peapiiskopiks Maintsimail ta ent välja jõudis. Plautus muud kui usinalt jahu teha kivi alt pagarile vehib, siis Parnassi ehib. Paulust astme teame muud veel ka vaipu tegi, keegi viltu ei vea suud ega kavatsegi või siis kahtlemases löö. Joosep käsil puidutöö rassis kas või koidust, et saaks peretoidust. Sellest paremini ju teate, lauseid loote Poolus. Teose ajatu lugejale toote, kuni käsitöö ei kao ja on tarvis löö ja lao, vaimustate faamat, sest see on hea raamat. Järgnev luuletus on kohe väga armas. See on kirjutatud Tallinna bürgermeistrile ehk siis põhimõtteliselt linnapeale Georg von Wangersheimile. Miks? Sest linnapea tütar, väikene Dorotrea, abiellus mehega, kelle nimi oli Heinrich Dahl. Ja see luuletus on nüüd siis pühendatud sellele tütre või pruudi isale ja seda pruudi isa nüüd kirjeldatakse. Pange tähele, see jällegi, me oleme harjunud, et Smuul oli esimene justkui, kes ülistas kõrgeid juhte kuskil kõrgel. Ei, inimkonna ajalugu, nii kui hakkas luuletama, kohe hakkas ülistama. Ja siin jällegi tegelikult Brockmann, kreeka keele professor, õpetaja, ülistab linnapead, eks? Jällegi võimude ülistamine, aga kuidagi sellest hoolimata kuidagi ilus ja armas. Kujutame ette nüüd seda pruudi isa,
Georgit, ma maalin teda sõnadega, õigemini siis poeet maalib teda sõnadega ja meie siis kujutame ette, kuidas ta siis on seal tähtis ja vana ja vaatab oma tütrekest, juba mitu tütart on meestele pandud ja nüüd üks tütreke seal ja kuidas ta seal mingisugused tütrelapsed juba jooksevad, ütleb vanaisi. See kõik on see luuletuses kirjas. Aga alustatakse muidugi sellega, kui tähtis mees on see bürgermeister. Antiikvärsi mõõdus jälle, aga see ei ole üldse tähtis. Auväärne, kes isamaale hiilgavaks ehteks, ülevaatuseks sinu tehtu hetkeseis võtkem. Näed paljut, mille eest ma õnne vaid soovin. Näe, konsulaat on sulle toonud au kõik aeg ja linnapeana pälvitud sul on kuulsus, kel meelelaad on lahke, muutes kõik rõõmsaks. Näeb mees, kes nende masti sus patriits Rootsis, juveeli oivalist, mis aadli seas hiilgab ja mille lihvis voorus laita, kes tihkaks. Seda laitmas ühki vooruslikku ei kuule. Eesmärke vooruslikke püüda on õigem, kui pärga, kust näha õite veetlevust üksnes. Sind saadab au kahekordne. On ju sind kiitmas nii õied kui ka õilse hinge head viljad. Jumal andnud sulle laste õnne on heldelt, et saaksid olla tuntud rõõmu jao poolest. Konradus järglane, kel soliidne on hoiak, sinu varju vooruse määras jääda ei soovi, ju järjesult pärib. Ning ta Liivimaal endast lubab mõnda loota, ei tal päeva kao tühjalt. Sama palju näed oma tütre hingedest uhkust, pole kõik ju seegi, rõõmu sulle teeb väimees, kel nupsud reas, ma naissi nende suust rõkkab. Elu sulle nüüd kohe õnne juurde toob. Kuidas? Sest kõige kõrgema tahtel tütre sult, kolmest, kes noorim, viib oma kotta Taalius peagi. Su tütre jaoks tema peig on võrdne, sest eks ju sinu sorti konsuli väil prestiiži on rohkelt. Enamat ma ei lisa peale palve, et pikka iga sulle andku õilsas püüdes toeks olgu Jumal, ning ta Wangersheime raevus ei vaataks, vaid leebel pilgul kõige halva eest kaitstes. Nüüd 9. luuletus. Enne järgmist Oreli vinjetti toob meid jällegi Kadrinasse. See on teadaolevalt Brockmanni kõige viimane ilukirjanduslik tekst. See on luuletus, see kirjutati muideks eesti keeles originaalis. See on üks neist 4 eestikeelsest. Ja see on kirjutatud kuskil siin, aastal 1643. Kuskil siin, äkki siin, äkki seal, aga kuskil siin. Ja see on jällegi pulmadeks. Pulmadeks ja selle pealkiri on Peigmees kõneleb pruudile. Ja pange tähele, mulle tundub, et siin nendes sõnades kuidagi see Brockmann võtab ka sellise natukene nagu elu näinuma inimese positsiooni juba. Ta on juba suhteliselt eakas mees tolle aja kontekstis, eks mis see siis on 36 aastat vana, see on juba vana mees tol ajal. Ta võib natukene panna õpetussõnu küll ritta. Ja nüüd see luuletus, selles luuletuses on mingisugune minategelane, kes räägib, see ei ole mitte Brockmann, see on nüüd Peigmees, kes abiellub siis selle pruudiga. Ja see Peigmees nüüd siis räägib sellist juttu oma pruudile. Eluteed ma küllalt käinud, et võin anda õpetust. Mõnda vaeva olen näinud, võõras pole mure must. Aga selle unustan, kui su armu tunda saan. Ilus nagu Jumalanna, tule mängi minuga. Sina oled magus manna, sinu arm on kahjuta. Kallim veel on see kui kuld ja nii kuum, et võtan tuld. Olgu põuas armas vesi, olgu veisel armas hein, olgu lapsel armas mesi, olgu mõnel armas vein.
sina oled ainuke, mis mul täidab südame. Olgu meie armul püsi, ärgu eal see kustugu. Kukkur sisust see ei küsi, iga päev vaid kasvagu. Kuni puu peal kasvab leht, meie arm on ikka eht. Ja nüüd, kui me oleme ära kuulanud järgmise oreliivinjeti, ma loeksin boonuskorras ette siis 10. luuletusena selle esimese eestikeelse, mille ma olen siis tänapäeva eesti keelde ümber toonud. me läheme nüüd ajaloos
aastasse 1637. Tallinn. Küllap see pidi olema tänase Suurgildi hoone saal, kus on siis ajaloomuuseum Laial tänaval, Ähipikal. Küllap see pidi olema selle Gildimaja saal. Keegi ei tea, aga tõenäoliselt. Seal on pulm, üks väga tähtis kaupmees, kelle nimi on Jürgen Stahl. Andis oma tütre Margareta. Tema tulevasele abikaasale, kelle nimi oli Hans von Höveln. Nii et meil on siin peigmees Hans ja pruut Margareta. See on linna kaupmeeste kõrgkiht. Tänapäeva mõttes oleks kõik, kes vähegi on Tallinnas tähtsad ärimehed, oleksid kohal. Linnapea oleks kohal, Ossinovski oleks kohal, seal Sõõrum oleks kohal. Ütle ainult ja ta on kohal. Ja on kohal ka Rainer Brockmann, kes on kreeka keele professor Tallinna Ülikoolis ja õppinud selgeks eesti keele. Ja kindlasti oli tema peas mõte teha midagi huvitavat, uut ja erilist. Ta on kirjutanud eestikeelse luuletuse pulmadeks sellele Hansule ja Margaretele. Seal saalis need Ossinovskide Sõõrumad. Enamik neist ei osanud kindlasti eesti keeles rohkem öelda kui lihtsalt mats, minep, toop, leip. Võib-olla mõni oskas natuke rohkem eesti keelt, aga see on selline nali, selline filoloogiline nali, umbes samasugune nagu keegi meie hulgas praegu tõuseks püstis ja esitaks luuletuse mingisuguses bantu keeles. Me kuulaksime, ohoh, ja tunneksime ennast nagu eriliselt, et me oleme kuulnud bantukeelset luuletust, midagi uut, midagi huvitavat. Ja Rainer Brockmann kindlasti pidi selle ette kandma seal. Ma arvan, et ta kandis selle ette suuliselt. Nii et sellel õhtul, see on novembri õhtu, ütleme kuupäeva ka, 20. november 1637, see koht, see Tallinn, seal sündis Eesti ilukirjandus. Nii nagu me seda praeguste andmete kohaselt teame, see on kõige vanem eestikeelne ilukirjanduslik tekst, mis on teada. Nii et me oleme Eesti ilukirjanduse sünni juures. Ja ma loen ette selle nüüd tänapäeva eesti kirjakeelde tõlgitult. Teeb õigesti see mees, kes isa poole hüüab, kes kõikjal juures on, ja seda õnne püüab, mis Jumal talle toob, mis Jumal talle annab, kui hinges ta hoolt kõik aja hästi kannab. Sind, peigmees, südamesse pärast kiidan mina, et ära ootasid nii kannatlikult sina ka oma elu teel need suure õnnepäevad, mis Jumal kinkinud, nii nagu kõik nüüd näevad. See õnn on abikaas, mis Jumal ise loonud ja täna sinule rõõmuks ise toonud. See pruut on võrratu ja rikas on ta isa, kel varale toob töö vaid aina juurde lisa. Tal teras nimeks küll, kuid kukrus on tal hõbe. Ei põeda kindlasti ka ahnepäitsi tõbe, sest heast, mis kokku tal siin Tallinnas on kantud, saab sinu osaks nüüd, kes teab, tükk temast antud. Ent kui peaks sündima, et ta ei anna raha, mis tema anda võiks, ning äiana on paha, siis on üks tige mees. See oleks tõesti rumal. Ta selle vastu teeb, mis käsib meile Jumal. Arm suur on Jumalal su vastu, nii on lugu. Seepärast anda soov on tal su läbi sugu, mis tõesti ilma peal saab palju vilja niitma ja taevas Jumalat saab igavesti kiitma. Seepärast elama pead ikka rõõmus suures, et näha isa arm nii rohkelt on su juures.
Ei tasu olla kurb, sest Jumal lambi läidab ja oma väega kõik maailma ihud täidab. Kui plaanib kuri vaim, et teid ta alla neelab, tal teha vägevalt, siis kõrgem seda keelab. Mul üht on öelda veel, nüüd pulm on saanud läbi ning kohe koduteed käib iga känd ja käbi. Nüüd läheb igaüks ning uni maitseb magus. Miks sa veel viivitad? Sai pidu nii, et jagus. Siis mine sina ka ning aja seda taga, et hästi teeksid tööd ja oleksid ka vaga. Sa pruut nüüd koju vii ning päästa kaunist paela. Tal anna rõõmsalt suud ja hakka talle kaela. See pruut saab koju nüüd, on teised jäänud ilma ja peavad pühkima nad kuivaks oma silma. Siis minge mängima, et õige pea saaks teatud, mismoodi öösel teil said oma asjad seatud. Ma tänan teid, oli väga eriline hetk Brockmanni kirikus, lugeda Brockmanni luuletusi. Korraldajale, Ahto Lembitule ja kirikhärra Meelis Laurile. Ülistuslaul eesti keelele. See on nüüd reispassiks. Mis ma nüüd ette lugesin seal, kui sa algas eesti keele ilukirjandus, kui see oli ära trükitud ühes väikses vihukeses, siis selle järel ilmus üks väike saksakeelne luuletus, mis kõneles sellest, et mina hakkan nüüd eesti keeles luuletama. See oli selline manifest. See oli saksa keeles, ma tõlkisin selle eesti keelde. Eesti keeles see kõlab nüüd selliselt, et meil on ju ka Eesti raamat 500 aasta, nii et meil on kohe mitu põhjust. Nii. Teistel muu las köita meeli, minu read on eesti keeli. Eesti keel on kõikjal hinnas, kõlab rannas, maal ja linnas. Eesti keeles talupojad räägivad ja kõrged kojad. Daamid sellest peavad lugu, õpetlased, aadlisugu. Saksamaaltki tulnud seda ihaldavat kõneleda. Räägib seda noor ja vana, kostab ikka väärikana. Jumal sellest tarkust jagab, õpetaja kantslist pragab. Eesti keelt nüüd mõnel tunnil pruugime ka muusa sunnil. Minu read on eesti keeli, teistel muu las köita meeli.